Zeker. Monkey business. Teretan teid kõiki ja ma arvan, et minu ametikaaslane 2 miljonit või rohkem miljoneid aastaid tagasi tervitab teid ka nagu omal moel. Nii palju on käinud nagu praegu selle aja nähtavalt arengut, et saite natukene reipust juurde, ma arvan, et kõik hakkavad magama juba jääma seal peale lõunat ja veel pikka loengut igasugusest asjadest. Et siis aitäh! Koristame Eesti nimedagi ela pärast. Niisiis, mina, Heiki Hansoo, minu nimi, olen arboristikat ja seda puuruinimist just teinud juba pea 8 aastat, et alustasin Inglismaal pihta ja seal sain oma igasugused kvalifikatsioonid ja praktilised oskused ja väga head kogemused kindlasti. Et siis täna tahaksingi nüüd rääkida, seda nägite, mismoodi siis puuhooldus käib praegu, aga et nüüd, mis tänapäeval toimub, et võtame siit väikselt toetava sellise PowerPointi lahti ja pool tunnikest on aega muidugi sellest kõigest rääkida väga vähe, et siis tegin sellise kontsentratsiooni edasi. Et sellise kontsentratsiooni lihtsalt siis sellisest teepaki, millest siis natukene välja ilmutan seda ima. Et siis saate teada, mis toimub põhiliselt lähtun Euroopa enda ja Inglismaa näidetel ja siis vaatame natuke statistikat ja üldse võib-olla ajalugu. Puuhooldus ikkagi käib tänapäeval väga paljusti ikkagi mootortööriistadega, et saed asjad ja siis räägime sellest ohutusest ja kuidas kõike planeerida paremini ja et eelkõige töötajal endal oleks turvaline seda asja teha, ma võtan natuke nende vähemaks. Olen täna tööhõivasse nädalat, et peale seda minu väikest juttu on siis väike kohvi, et läheme õue, et teile kindlasti soe teile kõigi kaasa. Mul on see veel pikk pesu all, et hakkab kindlasti väga vaadata. Niisiis, siis tööohutus puuhooldustöödel ja ma tegin sellise järjestuse, et vaatame siis näiteks seda meie puuhooldajate põhitööriista mootorsaagi korral, et kus see üldse tuli. Et siin natuke ajalukku laskuda, kes seda võib-olla ise uurinud on, see teab ka, aga et see oli mootorsaag siis selline ilma mootorita prototüüp valmis siis hoopis kirurgilistel otstarvetel, kus Saksa ortopeed Bernhard Heine siis teadaolevalt Wikipediast võib niimoodi leida, et ta on selle töö põhimõtte nagu siis leiutanud. Et siis on ajal, mille siis vända asemel tänapäeval nagu mootor ja siis käib mööda juhtisektsioont ja lakkini, et sellega siis nagu näha seal midagi kellegi kolju kallal puurib või lõikab midagi luud seal. Et siis jumal tänatud, et me vähem niisugusest aastas elame, et meie kallal sellise asja ei tehtud. Siis selline osteotoom oli selle asjanduse nimi ja ongi, täna asemel mootor ja siis natukene Ameerika statistikalt, et ei ole üldse lihtne leida statistikalt, võid tuua küll need asjad. Et statistikas siis ma otsisin lihtsalt nagu laiemad mõistes, et natuke juhtida teie tähelepanu. Ide. Et juhtida teie tähelepanu siis sellele, et ka teie kui tööde teostajad ja tellijad saate siis
kindlasti elujärgi paremaks teha nii omavalitsustes, riigis kui peres. Et Ameerika näitel siis võtsin välja 99 ja 2000 aasta mingid numbrid leidsin, kus siis 99 aastal oli mootorsaagide läbi just 28,500 õnnetust. Siis millest 36%, nagu siis kõrval olevad seal kaardilt näete, see punktiiri tihedus siis näitab selle, kus kõige rohkem siin need saagketid lõppevad sees. Et siis 36% oli tegemist siis põlvepiirkonna ja jalapiirkonnaga. Nii ja siis väga selline raskesti mõistetav number on see, et iga selline keskmiselt võttis sellise augu kokku lappimine 110 umbrust, mõni 70, mõni 180, et sealt aga keskmine selline, et see näitab, kui ohtlik on mootorsaag ja seda valedesse kätesse pole võib-olla kasulik anda, sellepärast, et siin edasi vaadates, mis nüüd maksis Ameerika riigile see siis nagu dollarites keskmiselt oli $12,000, mis siis kokku nende õnnetuste pealt tekitas riigile väljaminekut siis haigekassade ja asjadega peaaegu $350 miljonit aastas, mis on nagu Eesti riigi eelarve on päris kõva summa. Et taastusravi pluss veel arvestades sellega, et see on väga minimaalne number minu meelest, et kui tõsine asi 4 nädalat võib-olla ei olegi nagu taastumiseks piisavalt kõige rohkem, aga et siis taastamisele raisati siis igasuguste hüvede näol ja igasuguste just jah, nagu need ka, et siis selle füsio ja taastusravi kõik, et see maksis siis veel 125 miljonit otsa. Ja loomulikult me ei saa mõõta üldsegi seda kõike, mis tekitas nagu inimesele endale ja tema siis perele või leibkonnale või mis iganes, et sellist elukvaliteeti ja seda me ei saa üldse rahas mõõta, et need kahjustused on nagu väga kurvad ja kindlasti piinavad inimestele üle elus. Et siis ma ei tea, kas see nüüd puudutab seda, aga see oli ka seal kirjas, et USA-s oli siis 4 aastal selles valdkonnas peaaegu 70 000 professionaali ja kui nüüd oleks riik ostnud igale samad saagüksid, mis mul praegu siin jalas on, keskmise hinnaga $75 paar oleks kõigile läinud maksma võib-olla $5 miljonit. Siis et kui hea oleks olnud sellisena, et siis oleks kindlasti väga suur osa neid jala- ja põlvepiirkonna õnnetusi olnud päästetud, et seda poleks juhtunud, seda peab 110 umbes keskmine siis inimesele tegema. Siis saate jah vaadata sealt, et milleks me seda siin, et praegu meie seas on siin uued õppivad arboristid, vanad arboristid, igasugused, kes saagidega tööd teevad, et Eestis see arboristika on paraku praegu valdavalt minu kogemuste järgi siiski vanade puude ja vanade vigade tegemata tööde siis tagajärgede likvideerimine, et meil on, ma arvan, 70% minu tööst on siiamaani olnud vanade puude langetamine, mis on siis juba kehvasti kasvanud ja pole enam meie keskel turvalised, meie ümber turvalised ja meie tadupool turvalised. Siis nüüd, mis ma kõike räägin nagu selle sama Arborest OÜ näitel, mille käima panin selline OÜ. Et siis mis me hakkame, kui meil tuleb tellimus või mingi pakkumiskutse, et siis kuidas me käitume peale seda. Et kõigepealt läheme loomulikult kohale ja siis on vaja teha riskianalüüs, millest lähtuvalt siis saab ka päris hea hinnaaimu endale, et kui mõtted asjad nagu loogiliselt läbi, et kas on vaja liiklus sulgeda, kas on vaja panna töötsoonid, märgid liikluse reguleerimine vahestel inimestega, kas on tegemist mingi lasteaiahoovi, kus hästi palju inimesi on või hästi palju noori uudishimulik inimesi tuleb, jooksevad töötsooni, võib-olla siis on vaja meil mitu